Tervitused teile kõigile, kes olete jõudnud minu kanalile. Antud video olen koostanud teemal jah-ei küsimustele, mille erinevad energiat olen kanaldanud 4 erinevasse gruppi. Tegu on ajatu videoga, võid vaadata seda ka kauges tulevikus uuesti või siis, kui see video sind üles leiab. Vali see grupp, mis kõnetab sind enim ja aitab edasi valikute tegemistel ja oma elu kujundamisel. Kui oled valmis, vaatame neid 4 gruppi nüüd lähemalt. Kui sa valisid grupp number 1, siis selline saab olema sinu kaardi lugemine. Ja siuke peaenergia, mis ma näen siit läbi kristallikaardi, on malahiit, et on aeg muutusteks, et ma tunnetan selles kaardis, et vastus sinu küsimusele on, et siuke positiivne tulemus või siuke jaatav vastus, mida sa oled võib-olla oodanud ja lootnud, tuleb läbi muutuse, et midagi tuleb nagu muuta sinu elus. See võib olla suhtumine, mõtteviis, mingi uus tegevus tuleb paika lüüa. Et kui ma vaatan nüüd lähemalt siit teejuhtide poolt kanaldatud sõnumeid, siis ma näen, et iseenesest see nagu energia või siukene on hästi tugev sinu küsimuse ümber, et see, mida sa soovid nagu vastust saada, et see on siuke nagu lausa maailma tasemel selline, aga ma näen, et natukese nagu vajaka jääb võib-olla kas mõtlemises on kinni või kuidagi nagu spirituaalselt peaksid sa hakkama nagu teisiti nagu nägema asju, et siin tuleb jah, ma tajun just nagu mõttemaailmas ja spirituaalses mõttes, et tuleks teha mingi muutus, tuleks asju hakata teisiti nägema, võtta ka nagu aeg maha, et puhata, mediteerida, selline nagu, ma näen, et siis on nagu edu või siis on nagu kindel jah, aga siin peab midagi nagu enne muutuma. Ja nüüd, kui vaadata inglite poolt kanaldatud sõnumeid, et nagu ma just enne rääkisin sellest, et just ma näen mingit spirituaalset nagu muutust või sellist teekonda tuleb sul nagu endal ise nagu ette võtta, nagu enda sisse tuleks ka nagu vaadata, et ma arvan, et see vastus on hästi tugevalt sinu enda sees ka olemas. Et siin jah, siukene nagu muutus tuleks nagu jah läbi viia ja selleks on see kõik tugevus ja kõik olemas, et vajadusel ka andestada, aga ma näen jah siukest enesekindlust, siukest nagu lõvienergiat võiks nagu rohkem sinus olla ka, et sa saad seda, mida sa tahad, see loodeta vastus tuleb, aga jah, nagu läbi muutuste, et usu endasse rohkem, ole enesekindlam ja ma näen, et see toob nagu sellise, kuidas siis öelda nagu, et see asi on väärt tähistamist. Et grupp number 1 vastus sinu küsimusele on suure tõenäosusega jah, aga see jah ja positiivne vastus tuleb läbi selle, kui sa muudad midagi. Ja just ma tajun sellist nagu mõttemaailma muutust või mustri muutust sinus. Kui sa valisid grupp number 2, siis selline saab olema sinu kaardi lugemine. Et siuke põhisõnum ja energia sinu küsimusele, et ma näen siin sellist vastust, et astu oma mugavustsoonist välja. Tuleb ka selline tugev sinine vee-energia, et võib-olla need, kes valisid grupp number 2, et teie sünnikaardis võib-olla hästi tugev siuke vee-energia nagu element sees või olete selline olemuselt tundlik ja emotsionaalne, selline hästi siuke loominguline ja vooluga kaasamine ja et siin ma näen, et võib-olla millegi koha pealt oled kinni jäänud ja siin ongi, et nagu kahe vahel olek, et ma tajun siukest jah ja ei energiat selles grupis. Et kui nüüd lähemalt vaadata minu teejuhtide poolt kanaldatud sõnumeid, siis
ma nagu kuidagi tajun seda, et ma ei tea, kas nagu natukese nagu ebakindlus tuleb siit läbi ja ma näen natukese ka nagu illusioonides olekut. Et võib-olla kardad rohkem, kui asi on väärt seda. Et ma näen, et sul on ikkagi see tugevus olemas, et ma arvan, et siin küsimus võib olla seoses sellega, et kas ma saan sellega hakkama, et kas ma olen piisav selleks, kas mul on see jõud, tugevus olemas, et ma näen niisugust nagu energiat, et mõndade puhul on nagu pigem see, et kas on selline küsimus või selline nagu, mis on seotud nagu hirmuga rohkem. Et sellepärast ma tajungi selles grupis nagu jah ja ei energiat. Et see pigem nagu selles mõttes vastus on see, et sa ei peaks muretsema või kartma nii palju. Et kellel on nagu mure või hirmuga seotud, et osade puhul ma tajun seda, et kas see on nagu mingi kohustus või projekt või ka kooliga seotud asi, et sa ei näe asju võib-olla nii selgelt, aga samas sa oled väga tubli, et sa oled nagu õigel rajal, sa tead, mida sa teed. Et rohkem nagu jah, niisugust nagu kindlust on vaja, et on niisugune tulekuninga suhtumist oleks vaja võtta sellesse ja nagu vaadata enda sisse ka, et mis on see, mis tekitab hirmu, et kus on need illusioonid või kus need pärinevad. Et nagu ma ütlesin, et ega ei anta rohkem kanda, kui antakse, et sa oma varjuga ei hüppa, et kellele jah, kellele ei vastus, aga see on selline nagu see, et sa saad hakkama. Et ma ei saa konkreetselt öelda ei jah ega ei, vaid nagu osadele saab olema jah, osadel ei, aga see tähendab seda, et see on nagu kergendus või nagu, et jah, sa saad hakkama, et ei ole vaja muretseda, et see asi ei lähe nii, nagu sa kartsid või nagu sul ettekujutus oli, et ma tajun nagu jah, sellist energiat. Ja inglite siis lisasõnumid veel, et siin nagu osadel on jah, et see kuidagi nagu hirmudes olek või see nagu see ei vii sind edasi, et sa oled nii kinni vist mingis osas, et tahad loodad ainult kindlat tulemust, aga see ei pruugi olla nagu see selles mõttes, nagu ma ütlesin, et see on niisugune nagu illusioonides olek, et sul on mingi omad hirmud, omad asjad, et sa ei näe asju nagu selgemalt, et sa oled nii kinni ainult ühes variandis, mis võib juhtuda, aga tegelikult on variante nagu rohkemgi veel. Et siin tuleb nagu jah, natukese nagu teisiti näha asju. Siin ma näen, et osadel ongi seotud nagu karjäärialaselt, eriti nagu loomeinimesed tulevad siit tugevalt läbi. Et siin on nagu jah, et sa ei pea nagu üksiga toimetama või tegutsema, et võib ka alati küsida abi või siis olla ühendus nende inimestega, kes näevad asju nagu sarnaselt. Ja siin on, see on väljakutse, millega sa saad hakkama. Et ta võib natuke kurnav olla, ma näen mingis mõttes, sest alati tugevuse kaart sümboliseerib seda, et on väljakutse, on nagu paras pähkel, on ju, aga samas sa saad hakkama sellega, et sa ei pea kartma, et sa ei tee ära või see ei tule välja, ei ta tuleb küll, saad hakkama, et hoidu sellest nagu, ma tunnen, et sinu sees võib olla niisugune konfliktne energia, see tekitab veidi segadust ja hirme, aga tegelikult see ei ole nii, ma näen ikkagi, et sa annad endast nagu maksimumi ja vastavalt sellel ongi ka see tulemus. Et see võib nii ootamatult tulla hoopis positiivne tulemus sinu enda jaoks, mida sa ei osanud algul näha. Et grupp number 2, et vastus sulle on jah ja osadele ei, aga see on see, et ürita nagu näha läbi oma hirmude, illusioonide, et asjad on paremad, kui sa oskad arvata. Kui sa valisid grupp number 3, siis selline saab olema sinu lugemine. Siuke põhienergia, mida ma tajun sinu küsimusele, on see, et mingid asjad tuleb nagu kristallselgeks nagu arutada või kuidagi nagu teha, et on kuidagi nagu ähmane või selline udune energia, kas mõttetasandil või aruteludes või asjad ei ole nagu selged ja sealt ei tule ka selles mõttes midagi, et nagu niisugune kinnine energia, et siit ei saa tulemus nagu veel tulla, kui on mingid asjad tegemata jäetud, pole asjad nagu mingid puntrad on nagu lahendamata jäänud, et
ma näen nagu, ma tajun sellist energiat, et sihuke ka see kristall on siin selline kvarts läbipaistev, et kuidagi rohkem läbipaistvust on vaja kuidagi, et sealt nagu jah, ei näe, et natuke jah, sihuke nagu pooludune või kuidagi unistav energia selles mõttes, et siit ei taju otseselt sihukest jah või ei energiat, et midagi on jäänud praegu nagu jah tegemata. Kui ma vaatan siit teejuhtide poolt kanaldatud sõnumeid sulle, siis jah, ma näen, et sa oled tõenäoliselt kinni oma elus, ma tajun siit nagu perega seoses, osadel võib seotud olla keegi meesisikuga või keegi tugeva meesenergiaga sinu elus. Ja ma tajun ka nagu rahaliselt on mingid nagu mured. Kuidagi oled jäänud kinni täiesti, et sa ei suuda nagu teisiti nagu näha, et sa näed ainult ühtemoodi. Ma natuke tajun sarnast energiat ka grupp number 2, et kui see kristallikaart ka sind väga kõnetas, et võid ka seda vaadata, et hästi sihuke sarnane energia tuleb siit välja. Et ta natuke nagu ebaselge või ebakindel või sihuke nagu jah, ei ole nagu arusaadav. Et kui sa oled jah sellises nii-öelda stagnatsioonis või nagu seisakus on ju, et siis siit ei saagi nagu edasi nagu ise nagu minna, et siit ei tule hetkel tulemust, kuna sa oled ise ühe koha peal seisad. Et mis iganes teemaga see on seotud, ma tunnen, et sa oled nagu kinni mingis situatsioonis, mingis võib-olla arusaamas, kuidas asjad käivad ja sa ei näe nagu selgelt. See võib seotud olla sellega, et võib-olla mingid kogemused minevikust või kuna asjad on ebaselged, nagu ma ütlesin, siis jah, siit ei tule nagu sellist jah või ei vastust otseselt, et ma näen, et siin tuleks nagu mingid asjad enne ära lahendada või selgeks rääkida või mingi plaan tuleks panna paika ja lükata lõpuks mingisugune lumepall veerema. Et vaadata veel lisaks inglisõnumeid, et siin jah, ma näen, et sa nagu tahad nagu kuidagi püüelda rahu poole ja nagu just ma tajun midagi nagu minevikus on olnud ja et tahad nagu minevikus nagu lahti lasta, aga sa peadki nagu sellest seisakust välja tulema, sellest nagu kinnises olekust nagu kuidagi välja astuma ja sellest lahti laskma ja nagu võib-olla ka sõpradelt abi küsima või kes sul on hästi lähedased, et kes aitaksid sul nagu võib-olla ka nagu sinu maailmapilti avardada või nagu sulle nõu anda. Ma näen, et sul on vaja ka infot millegi osas, et kellel on ka kooliga seoses, et kui sa mõtled, kuidas sul see eksam läheb või lõputöö, siis rohkem on infot vaja, rohkem pead lugema, rohkem pead uurima. Aga ka üleüldiselt ma tajun, et grupp number 3, ma ei saa sulle kahjuks vastust niimoodi anda, sest sul on asjad väga lahtised, sul on midagi jäänud otsustamata, sul ei ole mingit samme ära teinud ja sellepärast sul ei tulegi, praegult ei ole kindlalt seda nii-öelda tulemust, see ei ole kivisse raiutud, et sa pead be clear on what you want, et tee selgeks, mida sa tahad. Et nagu siingi kaart on, et get crystal clear, et tee asjad omale selgeks, tee vajalik puhastus, kui vaja, lase lahti võib-olla mingist vanast arusaamast mõtteviisist, astu nagu sellest seisakust välja, et siis saab juba edasi vaadata, mis tulevik toob. Aga hetkel ma ei saa sulle öelda, sest on pooled asjad nagu tunduvad on tegemata või mingi suur portsjon asju on tegemata, mis väga mõjutavad sinu seda nagu edasikäiku. Kui sa valisid grupp number 4, siis selline saab olema sinu lugemine. Et sihuke põhienergia, mida ma siit tajun, on siis, et tuleb nagu hetkes elada. Et sa võib-olla oled jah ülikeskendunud tulevikule, aga oled ära nagu unustanud nagu hetkes elamise. Et siit tuleb ka sihuke punast ja rohelist energiat, et siukest, ma tundsin natukese jäära energiat ja ka sellist amburi energiat, kes on siuke nagu oskab nagu nautida, mis hetkel on. Ja siis natuke ka siukest sõnni ja sellist nagu kaljukitse energiat, et siukest ka maiset energiat, et
et ma tajun, et võib-olla sa oled selline hästi sihuke tegutseja oma olemuselt ja nagu ootad kogu aeg tulemusi, aga samas vahepeal tuleb ka teekonda nautida ja sihuke see on nagu sihuke energia, mida ma tajun sinu küsimusele. Kui ma vaatan nüüd teejuhtide poolt kanaldatud sõnumeid, siis siit ma nagu tajun jälle tuleb sõnnienergia tugevalt esile. Ma näen, et see on midagi, mida sa nagu hullult oled oodanud, et no nii, millal tulemus tuleb, et sa oled omalt poolt nagu hästi palju teinud ja panustanud, et sa nagu vaatad nagu kaugemale, et sa juba ootad, et no nii, kas on tulemas midagi. Osade puhul ma tajun ka seda, et on mingi algus on ära tehtud ja nüüd sa ootad nagu kellegi teise poolt nagu järgmist sammu. Aga ma näen, et muidugi see kuidagi nagu selles mõttes, et see vastus tuleb, et ma tajun siit sihukest jahi energiat ja positiivset energiat, positiivset vastust, positiivset tulemust nagu sinu küsimusele. Et see võib-olla natuke võtab aega, aga samas ma näen, et see oleks nagu justkui saatuse poolt ka ette nähtud, et asjad nagu liiguvad ikkagi selles suunas, et sest sa oled nagu kuidagi kas õigel lainel või õiges energias selle nagu käima lükanud. Ja ma tajun siit sihukest nagu positiivne vastus sinu küsimusele, et see tulemus on positiivne. Et kui vaadata nüüd siit inglite sõnumeid veel lähemalt, siis ma näen et oled tugevalt nagu keskendunud ja vahepeal tuleb tugevalt jälle edasi minna. Et ikkagi ta võtab aega, natuke sihukest kannatlikkuse energiat tuleb ka siit esile, aga samas ma näen, et kuidagi peaksid asjad nagu ilusti jooksma, et ei tohiks nagu erilisi probleeme või kui on, see on hästi siuksed väiksed takistused, mis ei ole nagu väga segavad. Et ma näen, et see on siukene, see, mis sa endast nagu välja annad, et täpselt seda sa saad ka ikkagi tagasi. Ja järjekordselt tuleb see nii-öelda pühaku energia siit välja. Ehk siis ma näen ka seda, et sul võib ka ümber abilised olla või nagu keegi õpetajad või sõbrad või oled sa ise kuidagi ka sellises jõulises energias, et sa oskad teistele väga hästi nõu anda, et see kogemus, mida sa ise hetkel läbid, see situatsioon, see küsimus, mis sul peas hetkel on, et ma näen, et see on nagu väga sihuke ka nagu õpetlik sulle selline hea kogemus ja kokkuvõttes ma ikkagi tajun, et see kuidagi situatsioon nagu see vana etapp lõpeb sellega nagu ära, et sa liigud edasi uude etappi, et ma tajun sihukest nagu positiivset vastust. Pigem ja kellele on ei, siis ta on ikkagi ka sihuke nagu positiivne. Aga ma pigem tajun, et siit tuleb sihuke energia sulle, et asjad liiguvad nii, nagu sa loodad, et ja et ta on läbimas etappi ja on aeg minna uuele tasandile nii-öelda.